siiamaani. Ja kui võrrelda nagu toitumisterapeudi ja toitumisnõustaja tööd, et siis eelkõige toitumisterapeut enamasti töötab tervishoiusüsteemis ja suur osa tema tööst on ikkagi kliiniline toitmisravi, mis on siis eelkõige selleks, et siis kas ennetada või siis leevendada haigusega kaasuvat alatoitumust. Ja teine suur grupp, mida toitumisterapeut igapäevaselt juhendab ja läbi viib, on siis haiguspuhused eridieedid. Et siin võib olla kõige sellised, ütleme, võib-olla sagedasemad näited ongi, et kui inimesel on tsöliaakia, siis ta peab eluaeg jälgima gluteenivaba dieeti, või kui näiteks patsiendil on sooleärritussündroom, siis on teatud tüüpi dieet FODMAP dieet, mille siis selline idee on või põhieesmärk on see, et me tuvastame, et mis on need peamised nagu ärritajad inimese toidusedelis. Ja siis samuti näiteks laste puhul, et neid laste, kellel on siis epilepsia ja kellel siis krambivastased ravimid ei ole andnud toimet, et nende puhul ka üks selline nii-öelda krampide leevendamise viis on ka tegelikult kasutada ketogeenset dieeti. Et kõik need dieedid on ääretult suurte nagu piirangutega ja siis toitumisterapeudi eesmärk ongi siis tasakaalustada seda menüüd nii palju, kui vähegi on nagu võimalik. Et ennetada võimalik, eks ole, mingisuguseid toitainevaeguseid. Ja kui me räägime toitumisnõustaja tööst, et toitumisnõustaja pigem ikkagi tegeleb inimestega, kellel ei ole välja kujunenud haigusseisundeid ja rohkem tegeleb siis selle nii-öelda inimese menüü mitmekesistamise ja tasakaalustamisega, et rohkem sellise nagu ennetava poolega, et inimese menüü oleks võimalik tasakaalus, et ennetada siis ütleme kroonilisest või elustiilist tingitud kroonilisi haiguseid. Mis sulle enda töö juures kõige rohkem meeldib? Ma arvan, et minu töö juures üks nagu parimaid asju on tegelikult see, et igapäevaselt mul on võimalus luua nagu positiivseid muutusi inimese nii-öelda tervisekäitumisse. Ja tegelikkuses on ka nii, et põhimõtteliselt on võimalik, et see nii-öelda mingis ajahetkes minu sekkumine või minu soovitused tegelikult võivad inimest mõjutada terve tema nagu eluea jooksul, et mõjutada tema tervist terve tema eluea jooksul. Et just see, et mul on võimalik inimesega individuaalselt töötada ja siis aidata tal tõesti parendada oma tervisekäitumist. Aga räägimegi võib-olla kaaluteemadest üleüldse, et paljudel on see mure, et miks see ikkagi niimoodi on, et inimesed püüavad toituda tervislikult, nad jälgivad, nad peavad reeglitest kinni, nad liiguvad ja kõik ja miks siis ikkagi on niimoodi, et kaalule astudes sa võib-olla näed selle kaalulanguse asemel hoopiski kaalutõusu? Et ühte kindlat sellist konkreetset põhjust siin ei ole, aga mida kindlasti silmas pidada on see, et tegelikkuses igasugusest kaalulanguse puhuselt on väga okei, kui mingi periood kaal püsib või hoopis tükkis mingi määraga, eks ole, tõuseb. Et kui me räägime sellistest lühiajalistest kaalumuutustest, siis pigem on see ikkagi vedeliku nii-öelda tasakaalumuutus organismis ja mida tasub ka meeles pidada on ka see, et kui inimene ka liigub, siis ka keha kompositsioon muutub, ehk siis rasvamäe protsent väheneb ja lihasmassi protsent tõuseb. Ja paljud kindlasti teavad seda, et lihasmass tegelikult kaalub rohkem, eks ole, kui rasvamass. Aga mida veel tasuks ka mõelda, et kui on võetud otsus, et hakata oma tervist parandama ja eks ole igapäevaselt mingisuguseid muutusi looma, et siis tegelikult tasuks keskenduda ka enamat kui lihtsalt sellele kehakaalule, sest kehakaal tegelikult ei anna täit pilti inimesed terviseseisundist. Et tasuks ka nagu silmas pidada progressi nagu muudes valdkondades, et inimese enda süke heaolu, et kuidas tajub inimene seda oma nagu energiataset, et kas energia on tõusnud või natuke allapoole läinud, eks ole. Ja samuti ka see, et kuidas on inimese füüsiline selline sooritus ja vastupidavusvõime, üleüldine süke rahuelu minapildiga. Et tegelikult kõik need on ka ääretult olulised aspektid, mis aitab meil hinnata sellist nii-öelda edasiminekut ja progressiooni, et rohkem nagu laiemat vaadata ja vähem ainult sellele kehakaalule keskenduda. Ma võib-olla küsikski kohe juurde, sa tegelikult ka mainisid seda laiemat pilti, et miskit mõjutab, et on mul õigus, et ongi tegureid, et asi ei ole ainult selles, mida sa sööd või kuidas sa liigud, et võib-olla see võib olla üldse minu tööstress, mis tegelikult
tagab selle, et ma ei suuda kaalu langetada või mingid lähisuhetes mingid probleemid. Kas need asjad on seal teguritena kirjas? Ütleme niimoodi, et mis puudutab sellist kaalulangetusteemat, et siis jah, neid tegureid on päris mitmeid, mida on nagu tuvastatud, et loogiliselt, kui väga-väga laialt võtta niimoodi, siis on tõesti selliseid sotsiaalpsühholoogilisi, sotsiaalmajanduslikke tegureid samuti. Aga kui mõelda nende tegurite peale, mida inimene enam-vähem suudab ise kontrollida, siis juba 3 sükest peamist tegurit, mis tuleb nagu meelde, ongi uni, inimese selline, ütleme siis jah, emotsionaalne suhe võib-olla toiduga, eks ole, ja siis ka tegelikult inimest nagu ümbritsev keskkond. Et kui me räägime unest, siis tegelikult mida on leitud, on see, et inimesed, kellel on siis osaline unepuudus ja osaline unepuudus tegelikult tähendab seda, et keskmine nende unetundide arv on alla 6, et tegelikult osalise unepuudusega inimesed tarbivad rohkem toidu ja energia päeva lõikes ja samuti on ka see, et tegelikult unepuudus otseselt mõjutab meie seda aju nagu otsmiksagarat, mida laubasagarat. Ja laubasagar on see, et asub meie nii-öelda otsustamiskeskus põhimõtteliselt. Ehk siis, kui inimesel on selline osaline unepuudus, siis pigem on ta rohkem nagu nende valikute meelevallas, kui et suudab ise võib-olla paremaid nagu otsuseid vastu võtta. Samuti mainisime siin seda emotsionaalset suhet toiduga, et tõesti kipub niimoodi olema, et paljudel meist on stress selline tugev lüliti söömiseks. Samuti kipume me ka oma võib-olla negatiivseid tundeid toiduga maha suruma, eks ole, et kes on see, et sagedasti me sööme selleks, et ennast lohutada, aeg-ajalt sööme selleks, et nagu igavust peletada, et ja, et kindlasti ütleme meie emotsioonid ka niimoodi lülitavad sellise nagu söögisu sisse või selle nagu tunde, et tahaks midagi süüa. Ja siis mainin seda ümbritsevat keskkonda ka, et ütleme, kui meil on inimene, kes omab väga häid teadmisi toitumisest, liikumisest, manageerib oma stressi, et tegelikult need muutused on ikkagi ääretult raske, kui teda ümbritsev keskkond ei ole nagu toetav. Ja mida ma siin mõtlen, et sagedasti niimoodi, et kui veeklaas on nagu meil silmade juures või kui puuviljakauss, eks ole, on meil laua peal, siis on tõenäoliselt, et me seda tarbime kõrgem, eks ole. Ja samuti on ka vastupidi, et kui sellised suhkrurikkad ja võib-olla kõrgema rasvaseadusega toidud on kuskil kapis ära või me ei ole neid koju ostnud, et siis ka tõenäoliselt me neid tarbime, on ka, eks ole, väiksem. Ja samuti veel, et vahel isegi see ümbritsev keskkond, need võivad olla väga väiksed mingisugused muutused keskkonnas, et näiteks on leitud, et kui taldriku diameetrit vähendada 5 sentimeetri võrra, siis tegelikult vähenes toidu tarbimine pea nagu viiendiku või 20% võrra. Et ja, et kui inimene ikkagi otsustab, et soovib oma nii-öelda harjumusi muuta, et tagada selline parem tervis, aga nagu kaalulangust saavutada, et siis on tõesti vaja nagu läbi mõelda päris mitu erinevat tegurit ja mitte ainult see söömine ja liikumine. Ma vahepeal ütlen, kuna siin tuleb meile jälgijaid muudkui juurde, esiteks tere tulemast, meiega on siin toitumisterapeut Maarja Lember, mina olen Karine, kes nüüd algusest peale ei näinud, aga keda huvitab, mis me ka algusest rääkisime, siis ma lihtsalt toonitan üle, et me salvestame ka tänast webinari ja saate siis seda ka järele vaadata, kes algust ei näinud ja ühtlasi olete teadlikud, et salvestamisprotsess käib. Meil on siin olemas ka chat, kes tunneb, et on mingeid küsimusi, millele tahaks vastuseid, julgelt küsige. Võimaluse korral jätame lõppu ka aega, et kes soovib, saab seda teha mikrofoni abiga, et tundke ennast mõnusasti ja julgelt kindlasti küsige, kui midagi jääb selgusetuks või tahaks mingit täpsustust. Aga jätkaks selle samal kaalu langetamise teemal. Inimesed on kärsud, tahavad ruttu saada tulemust. Räägime natuke nendest sellistest kiiretest dieetidest, sellest kiirest kaalulangusest ka, et kuidas siis, mida see tegelikult endaga kaasa teeb, kui toob, kaua see püsib? Et mida on kindlasti nagu päris sagedasti näidatud, on see, et see kiire kaalulangus sagedasti sellele järgneb ka selline kaalu, eks ole, tõus.
et tegelikult on leitud, et pea 75–90% dieedipidajatest, et kui see dieet lõpeb, siis kaal hakkab, eks ole, uuesti langema. Ja sagedasti, mis juhtub, on see, et inimene langetab kaalu, see kaal tõuseb, siis inimene on jällegi nii-öelda pettunud, hakkab uuesti dieeti pidama, ütleme seda kiiret kaalulangusdieeti ja siis jälle see kaal tõuseb, et tekib selline nagu kaalu nagu joojuotamine. Ja mis selle kaalu joojuotamisega on, tegelikult see ei ole meie organismil väga kasulik, et mis on nagu näidatud, on see, et kui kaal langeb, et siis ta langeb rasvamassi arvelt, aga ta langeb ka lihasmassi arvelt. Ja kui see kaal uuesti tõuseb, siis ta tegelikult tõuseb rohkem rasvamassi arvelt. Seega tegelikult on niimoodi, et pärast seda kaalu languse ja kaalu tõusu nii-öelda tsüklit on inimese tegelikult lihasmassi protsent madalam ja rasvamassi protsent on kõrgem, eks ole. Kuna ta on kaudanud rohkem seda lihasmassi ja kaalu tõusuja tuli selle rasvamassi juurde. Ja kindlasti paljud on kuulnud seda, et lihasmass kulutab nii-öelda rohkem energiat kui rasvamass, ehk siis mis juhtub organismis, kui proportsionaalselt on rohkem rasva ja vähem lihasmassi, on see, et see puhkeoleku energiakulu on madalam. Ja kui see puhkeoleku energiakulu on madalam, siis tegelikult see tähendab seda, et ongi puhkeolekus inimese organism tarbib vähem kaloreid ja tegelikult see on ka üks asi, mis nagu pärsib sellist nii-öelda kaalu püsimist ja tegelikult ka edasist kaalu langetamise nii-öelda katsed on tegelikult aina raskemad ja raskemad. Et see on nagu selline üks asi, see jooju, eks ole, kaalutamine, kaalutsükli, mida peaks kindlasti tegelikult vältima. Olenevalt ka dieedist ja nagu tüübist ja selle nagu kestvusest tegelikult võivad ka tekkida toitainete vaegused ja väga sagedasti on ka see, et kui me peame seda dieeti, järgime mingit dieedikava või jälgime näiteks toiduenergia kalkulaatoriks tulemusi, siis me tegelikult aina rohkem ja rohkem nagu eemaldume oma sellisest sisemisest nälja ja külastustundest. Et sagedasti ongi see, et kui siis nagu dieet jääb katki või me enam seda kalkulaatorit ei kasuta, et inimesed tekibki tunne, et nad nagu umbes söövad üle või võivad nagu nii palju süüa. Siis tegelikult nad ei ole ise nagu oma sisemist regulatsiooni nagu nii-öelda nagu harjutanud, et nad on kogu aeg nii-öelda mingisugust väliseid reegleid jälginud oma nagu söömise nagu nälja ja siis nagu täiskulutunde suhtes. Okay. Aga kui kaalulangutusest üleüldse rääkida, siis kui palju tegelikult tervislik on kaalu kaotada? Sa mõtled nagu suurushulka protsentuaalselt või tempot? Nii, ütleme nüüd, et siis tempo lõikes kilosid reaalselt, et näiteks oletame, et ongi soov langetada näiteks 15 kilogrammi. Ütleme niimoodi, et jällegi, mida ma soovitan alati see, et mitte olla fikseerunud ühele kindlale mingi kaalunumbrile või kaalunumbri langusnumbrile, et ikkagi ka nagu laiemalt vaadata seda nagu tervise paranemist, seda meeleolu, füüsilist vastupidavust ja nii edasi, eks ole. Aga üldiselt jah, et see aeglasem selline kaalulangus on ikkagi parem, sest organism suudab nii-öelda paremini adapteeruda uue olukorraga ja see tähendab seda, et siis on see kaalulangus ka nagu püsivam. Jällegi, et kui kiire see nagu kaalulangus peaks olema, et see on tõesti väga individuaalne, oleneb sellest inimese nii-öelda kehamassindeksist või sellisest algkaalust, aga üldiselt selline teoreetiline soovitus on pool kilo siis nädalas. Okay. Aga sa mainisid ka, et nende kiirdieetidega hästi palju tekibki sellist joojo-efekti, et võtad hulga kilosid võib-olla nädalaga maha, mahud sellesse peokleite, eks ole, ja siis hakkad jälle sööma juba palju kiiremini tuleb ta tagasi, eks ole, siis käibki ta edasi-tagasi ja samamoodi tegelikult oma emotsioon kõikub, on ju. Aga kuidas siis ikkagi tegelikult seda kaalu niimoodi langetada, et langetad seda püsivalt, et ta jääkski sinna? Ega siin mingisugust hõbekuuli ei ole, et ikkagi tuleb luua need püsivad jätkusuutlikud muutused, eks ole, ja mitte sellised nii-öelda ja mitte järgida neid suurte piirangutega rigiidseid dieete või kavasid, mis nagu näitavad sulle, et kuidas saada vormi mingis kindlates tingimuses, mingisuguse kindla, eks ole, aja jooksul. Et pigem ikkagi otsustada, et teha seda nagu püsivalt, et samm-sammu haaval, eks ole, nagu sinna selle nagu eesmärgi suunas liikuda. Et jah, et see on nagu tõesti, et nagu enne mainisime, et inimloomusest me
inimloomusest tulenevalt me soovime kiireid tulemusi, aga ikkagi pigem otsustada, et ollakse selles nii-öelda nagu tervisekäitumise muutmises ikkagi niimoodi püsivalt ja pikaajaliselt sees. Aga kui nüüd kui räägid oma kogemuse pealt, oma töös oma patsientidega, et kas on selline mingi kindel muster, et mis on see päev sellest dieedinädalast, kus kõige tõenäolisemalt inimesed murduvad või see kõige keerulisem, kõige raskem nii-öelda see mägi, millest üle saama? Eks alati ütlen niimoodi, et siin niisugust kindlat ajaraami ei ole. Et eks meil kõigil kipub olema niimoodi, et kui need igapäevaelu nõudmised, eks ole, muutuvad kõrgemaks, muutuvad suuremaks, et näiteks ütleme, tööpäev on pikem või laps on haigestunud või näiteks on alustamine mingi uuel töökohal, et siis ikkagi kipub olema niimoodi, et seda raskem on jälgida neid nii-öelda nagu neid muutusi, mida on nagu planeeritud, eks ole, teha. Et see on niisugune paratamatus, aga siin ongi tähtis see, et ka nagu mõelda selle peale, et kui mitu muutus korraga nagu tehakse. Et tegelikult mida on ka näidatud see, et kui teha üks muutus korraga, et siis tõenäosus eduks on 80%. Aga niipea, kui me teeme 2 muutust korraga, siis see tõenäosuse protsent või tõenäosus eduks, eks ole, kukub tegelikult 35%-le 80 ja niipea, kui meil on 3 muutust või rohkem, on tõenäosus, et meil asi õnnestub ainult 5%. Siin vahepeal Merka küsib sellist küsimust ka, et mida see samm-sammult siis tähendab, et kas see tähendab, et tuleb piirata kaloreid, kas midagi toitudest tuleks välistada? Et jällegi pigem isegi need on nagu väga-väga suured küsimused, et võib-olla niisuguse kõige sagedasema võib-olla näited, mida kõige rohkem nagu praktikas me kasutame, ei ole isegi mitte mingite asjade välistamine, vaid on see, et uute positiivsete harjumuste sissetoomine, nii et nende vanade harjumuste ruumi ei jää. Et mida ma siin näiteks võin tuua, ongi see, et kui on harjumus pärastlõunal, eks ole, võtta paar küpsist või mingisugune šokolaaditahvel, et siis näiteks 3 päeva nädalas vahetada see välja, eks ole, puuviljaga ja seda niimoodi harjutada, siis järgmisel nädalal võib-olla teha seda 4 päeva, järgmisel 5 päeva ja nii kuniks siis lõpuks on saavutatud võib-olla see, et selle pärastlõunase šokolaaditahvli asemel on siis see nagu puuvili igapäevaselt. Et pigem see on see, mida me mõtleme samm-sammu haaval. Et tundub küll selline nagu jube igav ja jube nagu tülikas sel määral, et ei näe kohe sellist tulemust, aga jällegi, et pigem on mõttekam, parem on ikkagi seda kaalu langetada niimoodi, et langetan aeglaselt, aga püsivalt. Aga kas midagi toitudest on ka sellist, mis tuleks välistada? Jällegi, et mis puudutab nagu toite, et ei ole mitte ühtegi toitu, mis nagu rikuks tervislikku eluviisi ja samamoodi ei ole ühtegi toitu, mis on olemuselt nagu looks selle tervislikku eluviisi, et me ikkagi räägime sellest mitmekesisest ja tasakaalustatud toidusedelist, et olla tervislik ei tähenda alati seda, et peab olema, eks ole, täiuslik. Et sinna nii-öelda tervislikku eluviisi ikkagi mahuvad ka erinevad sellised võib-olla toidud, mida peetakse vähem kasulikuks. Et kuna toidul on ka selline kultuuriline ja sotsiaalne roll, et siis on väga okei, et tervisliku eluviisi mahuvad, eks ole, vastlapuklid, sünnipäevatordid, pokaal mingisugust mulisevat, et see ongi nagu see, mis tegelikult tagab selle, et see oleks nagu selline jätkusuutlik muutus, sest sagedasti on väga suured piirangud, mis tekib selline trots ja tahaks nagu nii-öelda võidad nende piirangute vastu. Ja mis sagedasti ka juhtub, ongi see, et kui on suured piirangud, siis on pidev selline mõtlemine on ju söömisest, mis võib tegelikult viia sellisele nagu ülesöömise või nagu liigsöömise või ülesöömise episoodile. Kas see tähendab tegelikult seda, et ei pea sellist asja tegema, et näiteks lõikan oma menüüst välja kõik suhkrud?
ei pea jah. Et tegelikkuses on ta ikkagi, me jõuamegi võib-olla selle teemaks sinna, mida ma tahaksingi täpsemalt rääkida, on see, et Health Clinic pakub ka toitumiscoachingut. Et hakkame sellega üldse pihta, et mis see coaching selline on, mis teeb temast midagi teistsugust kui tavapärase dieedi? Et mis puudutab toitumiscoachingut, et ütleme, toitumiscoachingu selline keskne idee on tõesti toitumisharjumuste ja söömiskäitumise parendamine, aga samas me ei keskendu ainult toidule. Sellepärast, et on näidatud, et inimene teeb päeva jooksul 200 erinevat otsust, mis on seotud, eks ole, toiduga. Ja neid otsuseid sagedasti mõjutavad väga mitmed erinevad tegurid. Et me mainisime ka seda ümbritsev keskkond, eks ole, emotsionaalne suhe selle toiduga, samuti ka tegelikult meie nii-öelda sisse harjunud käitumismallid. Ja selle coachingu käigus me üritame tegelikult tuvastada need erinevad individuaalsed tegurid ja siis koostöös kliendiga üritame siis kokku leppida tegevused, mis tagavad selle, et meil oleksid need jätkusuutlikud püsivad muutused, mis reaalselt ikkagi sobivad inimese enda praeguse elustiiliga ja mis samuti sobivad selle inimese selle spetsiifilise eesmärgiga, et mida ta soovib, eks ole, saavutada. Kas, kui tullagi sinu juurde siis sellele toitumiscoachingule, kas sa aitad panna selle konkreetse plaaniga inimesele paika, et mismoodi tema toitumine, tema liikumine hakkab välja nägema vastavalt sellele, mis ametipositsioonil töötab, kas on liikuv töö, kas mitte? Et ütleme sellist nii-öelda mingit kindlat kava, me pigem nagu ei loo, et mis puudutab selliseid mingeid toitumiskavasi või liikumiskavasi, et sagedasti kipub olema, et neid alati ei arvestagi seda nii-öelda inimese võib-olla igapäevaelu või isegi kui arvestavad tema sellist juba tööpäeva, et alati meil on mingid momente, kus tekivad mingid ootamatud hetked, eks ole. Või näiteks lähme puhkusele, et toitumiscoachingu idee on ikkagi see, et inimene suudab ise tuvastada need tegurid ja siis nende praktiliste teadmistega, mis ta saab coachingust, ise ka hakata looma neid muutuseid. Aga räägi lähemalt, mille põhjal sa teed, kas inimesed täidavad mingisugust päevikut, kas neil on sinuga kohtumised, et kuidas see protsess näeb välja selles toitumiscoachingul? Et toitumiscoaching on rajatud 5 konsultatsioonile. Ja need konsultatsioonid sisaldavad küll mingisuguseid kindlaid põhiteemasid, aga samas seda, et kas ja kui palju me mingi teemaga tegeleme, et see tegelikult ikkagi oleneb inimese enda sellisest individuaalsest toetuse vajadusest ja tema olemasolevatest teadmistest ka. Et eelkõige jah, et me rääkisime sellest enesepeegelduse teemast, et see on üks suur asi, millega me tegeleme, et tõesti inimene suudab ise hakata tuvastama neid tegureid, mis võivad tegelikult mõjutada tema söömiskäitumist või tema sellist liikumisharjumust. Samuti ütleme, toitumisega me tegeleme ka sel määral, et ikkagi anname inimesele edasi need praktilised teadmised, need miks teadmised, et miks mingi toit on natuke kasulikum kui teine toit, eks ole, miks midagi peaks sagedamini rohkem sööma kui mingit teist toitu. Et idee on jällegi see, et inimene teab ise, mida rohkem on eelistada ja kuidas seda oma elustiili juurde tuua. Et idee ei ole see, et mina ütlen, et nüüd tee seda, nüüd tee toda, eks ole, et ma olen alati olemas ja suunan, aga tegelikult inimene on ikkagi see, kes tunneb ennast kõige paremini ja teab seda, et mis on temale antud ajahetkel sobilik. Samuti selline 3. teema, mis on alati väga enamasti ikkagi alati on inimestega, klientidega käsitletud, ongi see söömiskäitumise teema, et ühelt küljelt ongi see, ütleme, sellise täiskõhutunde ja küllastustunde tajumise ja arendamine, siis samuti erinevate selliste emotsioonide reguleerimine, mis on seotud selle söömisega. Ja kindlasti jällegi, et inimene saab ka erinevad tööriistad, et just selleks, et kuidas tegeleda tagasilangusega, millised enesemonitooringu tööriistu inimene saab kasutada, kuidas ära tuvastada neid kahjulikke mõtlemisviise. Et kontseptsioon pigem selles, et inimesele anname edasi need praktilised teadmised, mida tema saaks siis, ise kasutada ja seda mitte ainult selle 5 konsultatsiooni vältel, vaid ikkagi, et need on kasutuses ka hiljem,
tulevikus ja igapäevaselt. Mis on kõige sagedasem reegel või aspekt, mida sa pead oma klientidele ikka jälle üle kordama? Ütleme jällegi, et meil kõik, et inimesed on ikkagi indiviidid ja kõikidel on meil oma erinevad sellised võib-olla vähem kasulikud harjumused, mis nõuaksid, eks ole, tähelepanu ja parendamist. Aga võib-olla see, mida ma sagedasti pean nagu üle mainima, on jällegi selline kõik või mitte midagi mõttemalli nagu murdmine. Et sagedasti, kui alustatakse sellise nii-öelda tervisekäitumise parandamisega, siis ikkagi nõutakse endalt ainult täiuslikkust, et peab ainult olema täielik edu, eks ole, ja nii peab mingi väiksem läbikukkumine, hakatakse endale sisendama, et mina ei saagi sellega hakkama, eks ole, lüüaks nagu käega. Aga tegelikult jällegi, mis puudutab toitumist, liikumist, ei ole olemas täiuslikkust. Et tähtis on ikkagi see, et me püsivalt liigume nii-öelda jällegi see sammuhaaval selle nagu parem, eks ole, nii-öelda paremat harjumuste suunas ja kui peakski juhtuma, et on väike tagasilangus, siis pigem selle asemel, et käega lüüa, on ikkagi see, et natuke läks sassi, aga et järgmisel korral, eks ole, proovin uuesti. Vahepeal meil on siin tekkinud ka küsimusi. Miia-Britt küsib, et kuidas käituda stressi söömise olukorras, kuidas seda lahendada? Stressi söömise olukord on arvatavasti selline asi, jällegi siin ei ole lihtsalt lahendust, sellepärast, et stress on väga selline nii-öelda igapäevane teema ja on erinevalt ka, kuidas me seda tajume. Et number üks asi loogiliselt on selle stressi endaga tegeleda, ehk siis leida võib-olla erinevaid selliseid stressi maandamismeetodeid, mis inimesele sobivad, kellele sobib jalutamine, kellele rahuliku muusika kuulamine, kellele mediteerimine. Aga kui me räägime sellest emotsioonidest tingitud söömisest, siis kõige esimene samm, mida iga inimene saabki teha, ongi see, et ta tunneb ära, et see oli see hetk, kus ma sõin selle pärast, et mul oli stress mingi teise teema pärast. Sest juba see, et me tunneme selle emotsiooni ära, et juba hakkavad meil need sellised nii-öelda sisse harjunud käitumismustrid nagu natuke niimoodi paigast nagu nihkuma. Ja kui on ka momente, kus saab edasi liikuda järgmise sammu juurde, et tunned selle ära ja siis üritad võib-olla mitte, eks ole, seda söömise episoodi jätkata, vaid üritad leida mingisuguse asenduse tegevuse. Et see on sellised nagu esimesed paar sammu, mille peale mõelda. Aga oleneb ka sellest, et kui tõsine see emotsionaalne söömine on, et on võib-olla ka vajalik sellised rohkem strateegilised sekkumised, et näiteks emotsioonide ja toitumise päeviku täitmine ja mingite juhtudega tegelikult psühholoogi nõustamine. Ave küsib siin juurde, et tema tunnebki, et talle meeldib, et kõht on hästi täis, et võimalik, et ta on sellega harjunud, aga et see jällegi soodustab ülesöömist, et kuidas seda mustrit murda? Et see, et kõht on täis, et see on selline asi, mis tegelikult meie kõikidele meeldib, et meie ajule meeldib ka, et meie aju premeerib meid tegelikult söömise eest, sest see on see asi, mis tegelikult tagab, et me jääme ellu. Siin tegelikult ma tahaks võib-olla rohkem informatsiooni, et üleüldse inimese söömis võib-olla nagu tehnika kohta, et kui kiiresti süüakse, kuidas süüakse, kas keskendutakse, kui teadlik ollakse selle söömise nagu olukorrast. Et siin jällegi ma nagu tõesti ei saa sükest kindlat vastust anda, et natuke peaks rohkem detaili, aga alati igasugune selline teadlikkus või ärkvelolek või mindfulness söömise ajal tegelikult aitab meil nagu sellist paremini olla teadlik, et mida me sööme ja kui palju me nagu sööme. Et see on võib-olla selline nagu mõte, mida ma nagu edastaksin Avele. Kas toitumiscoachingu puhul on ka see, et pannakse nii-öelda mingid sellised kuna selle toitumiscoachingu mõte on ju see, et inimeste sellist teadlikkust tõsta, et kas tekkis ka see portsjonite küsimus, kas seal on mingid valemid, kuidas oma taldrikut täita? Selline taldriku täitmise mõttes on alati super see taldriku reegel, kus pool peaks olema meil seda köögivilja, on ta siis värske, aurutatud, keedetud, ahjus rostitud, veerand, eks ole, need tähklisrikkad toidud, et sinna alla kuuluvad kartulriis, tatar, kõik erinevad teised need teraviljad ja siis teine veerand peaks olema meil see
siis nagu valguallikas, et mis on siis kas kala, kana või teised lihatooted, ka muna tegelikult kuulub sinna alla. Et noh, see on see, mis puudutab sellist nagu taldrikureeglit, aga mis puudutab, et kas reaalselt antakse ka mingi portsjoni kogused ette, et siis pigem ei, et me pigem ikkagi üritame inimese toidusedelit võimalikult tasakaalustada ja aidata tal ikkagi selle nagu söömiskäitumise ja rohkem jällegi selle mindfulnessi või teadaloleku strateegiatega ise seda reguleerida, seda täiskogutunde tekkimist. Siin juba seda mainiti ja küsiti ka, mis puudutas nii suhkrut kui ka sellist stressi söömist, aga mis lugu on nende pattudega? Kas on mingid suurimad patud, mis tuleks ära jätta ja millele ei tohi mitte kunagi siis kätt anda? Et tegelikult ma võib-olla võtakski siit sellest sõnast kinni, et see patt, et võikski ära jätta igasugused moraalsed hinnangud enda toitumise suhtes ja teise toitumise suhtes. Et kui me räägime toidust, et hea või halb, tohib või ei tohi, et see kuidagi tekitab arusaama, et inimene, kes käib trennis ja peab dieeti, et see on ainuke vooruslik inimene, kes on nagu hea. Et tegelikult, et jällegi, et siin korduvalt on mainitud, et mitte ükski nagu toit oma olemuselt ei ole halb ega hea, et see on ikkagi selline üleüldine selle meie toidusedeli nagu tasakaal. Ja sagedasti on ka see, et mis nagu juhtub, ongi see, et kui süüakse seda nagu patustoitu nii-öelda, tekibki see nii-öelda läbikukkumise tunne ja siis sisendatakse jällegi endale, et ei saada asjaga hakkama. Aga jällegi, et see kõigest on nagu toit, et see ei määra seda, et kui võimekas või osav või kui distsiplineeritud inimene on. Kas mul oli muidugi järgmisena kohe mõeldud selline salakaval küsimus, et küsida, kas toitumisnõustaja ise ka vahel patustab, aga siis ma eeldan, et sinu mõttemall on juba selles mõttes teistsugune, et see ei ole patustamine selline. Et järgmine nädal on vastepäev vist, et siis läheb see vahupõõrega vastu kukkel ja hea meelega ilma mingite süümepiinadeta. Et jällegi, et siin ongi asja idee on selles, et ma ei tunneks, et oleks liiga suured piirangud, sest kui on piirangud, siis paratamatult tekivad need sundmõtted ja see sagedasti viib selleni, et on see ülesöömise nii-öelda episood. Meil on vahepeal tekkinud veel küsimusi, me natuke puudutasime, käime selle teema veel üle, et kuivõrd mõjutab uni ikkagi söömiskäitumist, et mis need muudatused siis tegelikult on, vastavalt sellele, kas magada palju või vähe? Et üldiselt nii söömiskäitumise kohta on küsitud, et mida on siis tegelikult leitud, et ongi need isikud, kes siis kas lähevad hilja magama või siis nendel on vähesed unetunnid, et siis tegelikult nad rohkem valivad selliseid energiatihedamaid toite, ehk siis selliseid suhkrurikkamaid ja kõrgema küllastunud rasvasisaldusega toite, et sinna siis kuuluvad kõik need sellised maiustuste grupis olevad toidud. Ja tegelikult on ka nähtud, et see nagu metaanalüüs tuli välja siin peaaegu 5 aastat tagasi, kus tegelikult leitigi seda, et inimene, kellel on osaline unepuudus, tegelikult tarbib 300 kilokalorit rohkem kui inimene, kes siis magab 7-9 tundi. Ja siis jällegi, eks on ka mainitud see, et see on selline nagu universaalne asi, et nii pea, kui me oleme rohkem tunneme, et meil on selline väsimus, eks ole, madal energiatase, et siis tegelikult uute nagu muutuste sissetoomine on ikkagi ääretult raske meile kõigile. Aga Mervi ongi siin küsinud harjumuste muutumise kohta, et kas tõesti siis ühel hetkel see uus käitumine muutub iseenesest mõistetavaks või tegelikkuses on ikkagi niimoodi, et peab terve elu pingutama? Ütleme niimoodi, et võib-olla terve elu ei pea pingutama, aga tõesti, et kas ja kui palju mingisugune tegevus muutub iseenesest mõistetavaks, et see varieerub, et ikkagi kindlasti on niimoodi, et kui me võtame näiteks trenni minemise, et ikkagi me kõik olemata sellest, et kui sagedasti või kaua me enda elus on trenni teinud, me peame ennast mingil määral sundima, et see ei ole kunagi võib-olla see, et nüüd saan trenni minna. Aga mis võib küll tekkida, on see, et kui juba niimoodi 3-4 päeva ei ole trennis käinud, et juba natuke selline nagu idee, et peaks nagu minema, et midagi on nagu puudeluviisist, et kuidagi nagu tahaks ennast liigutada, et jah, et see võib-olla ei ole alati iseenesest mõistetav, aga ta kindlasti muutub ikkagi osaks meie elustiilis ja me juba rohkem rohkem tahame ja soovime neid asju teha.
Et tegelikult tuleb meie nagu igapäevaellu kaasa nii-öelda ühel hetkel. Jah, et põhimõtteliselt küll, et noh, meil on niisugune, et kui on mingisugune harjumus sees, et isegi kui me seda mingil ajal ei tee, me ikkagi nagu soovime või nagu mõtleme, et äkki oleks aeg seda teha. Mina küsiks kohe kõrvalt seda juttu kuulates, neid küsimusi küsides, mul tuli selline küsimus päev, puudutaks selliseid müüte ka. Okay. Et näiteks see, et vot selleks, et kaalust alla võtta, pärast 6 õhturit võiks süüa. Selline pigem on ikkagi müüt, et mis puudutab söömismustrit ja söömiskellaaega, et see ikkagi väga-väga palju oleneb inimese ikkagi sellest nii-öelda töölaadis ka, et näiteks kui meil on vahetustega inimene, me ei saa eeldada, et pärast kella 6 ta ei söö, eks ole. Samuti inimesed, kes võib-olla töötada rohkem nagu teeninduses, kelle võib-olla tööpäev hakkab kuskil 12 ja lõpeb, eks ole, kell 10, kell 11 öösel. Et samamoodi me ei saa eeldada neilt, et nad kell 6 või nagu pärast kella 6 öösel ei söö. Et mida võib-olla tähtsam ikkagi meeles pidada on see, et vahetult enne magama minekut ikkagi mitte süüa, et ikka paar tundi nagu oleks nagu selle magaminemise ja nagu söömise nagu viimase toidukorra nagu vahel, et sagedasti see, kui kõht on väga täis, tegelikult lihtsalt selle une kvaliteet on nagu pärsitud. Et ehk siis sellisel juhul näiteks, kui mõelda inimestele, kes töötavad võib-olla meelelahutusäris, muusikud, näitlejad, kes tulevad võib-olla etenduselt jõuavad koju pärast 10, et kui see magama minek on ka alles kella 1 paiku ja võib-olla eelmine söömine oli alles kell 6 õhtul, siis tegelikult on okei endale midagi lubada. Täpselt, et võib-olla lihtsalt ka nagu läbi mõelda, et see ei oleks ka süke väga nagu võib-olla raske toit, selline raske toit, et väga nagu palju võib-olla ei oleks seal sellist lihakomponenti või midagi väga rasvast komponenti, et näiteks mis puudutab ka sükest nagu une soodustavaid toiduaineid, et on leitud sellised toiduained nagu näiteks kalkum, kodujust, eks ole, et tegelikult aitavad sellist nagu und paremini nagu soodustada, et mingisugune valgukomponent võiks nagu sees olla. Okay. Nii, meil on vahepeal Liisa küsinud veel kalorite teema kohta, et kui inimene siiski tarbib kaloreid rohkem, kui ta kulutab, siis heade uute harjumuste puhul kaal siiski tõuseb. Ja seega ta tahaks ikkagi arvata, et asi on kalorites. Ja, et kui me räägime ikkagi nagu sellest kehakaalu tõusust, siis on ikkagi ütleme see energia nagu tasakaal. Et kui me tarbime rohkem, kui me nagu kulutame, eks ole, siis see kaal ikkagi, eks ole, kipub nagu tõusma. Aga samas siin on ka see, et kui me ütleme, soovime nagu seda kehakaalu langetada, siis sagedasti tuleb võib-olla vaadata üle see nii-öelda toidusedel, et miks on see põhjus, et miks inimene tarbib rohkem kaloreid, et mis on need nagu kõrgemad nagu nii-öelda kalorite allikad selles nagu toidusedelis. Et saada see kõigepealt on tasakaalu ja siis mingil hetkel võib-olla toome rohkem mingit liikumist juurde või siis üritame seda kaloreid nii-öelda nagu alandada. Aga mida ma jällegi tooks selle, et isest väga hea küsimus, aga mida ma tooksin ka välja, et ma mainisin ka ennem, et tegelikult kehakaal ei anna meile täit pilti inimese tervise seisundist. Et tegelikult on ka uuringud on näidanud, et olenemata kehamassiindeksist, et kui inimestel tegelikult on sellised põhilised head nagu harjumused, et ei suitseta, muudukas alkoholi tarbimine, liiguvad piisavalt, tarbivad vähemalt 5 portsjonit köögi ja puuvilja päevas, siis tegelikult olenemata kehamassiindeksi kategooriast nende nagu suremus on kõik nagu selline võrdväärne. Et meil võib olla nagu olukordi, kus inimene on küll kõrgema kehamassiindeksiga, aga kuna tal on nagu väga hea selline nii-öelda tervisekäitumine, head söömisharjumused, head liikumisharjumused, siis tegelikult tema tervislik seisund on nagu, ütleme, üsna optimaalne. Mina küsiks kohe juurde, sa lihtsalt tõid teemana sisse suitsetamise, me kõik teame, et see on tervisele kahjulik, aga väga palju inimesi, kes lõpetab suitsetamise ära ja tegelikult mingi hetk vaatab suuremale kaalunumbrile otsa. Et ma lihtsalt küsin kõrvalt, et see on võib-olla samamoodi nagu suitsetamine on ka harjumus, eks ole. Nüüd tuleb see nii-öelda nagu juurutada või asendada millegagi, et kuidas, ma küsiks näiteks, et kuidas see oleks nagu nii, kuidas seda nagu parendada? Et see suitsetamine on see, et tegelikult pärsib söögiisu ja sagedasti suitsetamise võib olla nagu see komponent, mis mõndada inimest on nagu söömisega, et kui on igav, et ma lähen võtan näksi, et siis suitsetada võib olla see, et kui ma on igav, ma lähen, eks ole, suitsetan.
et mina tegelikult ei nõusta nagu suitsetamisest loobumist, et see ei ole üldse minu pädevuses, aga on väga palju head nii-öelda allikaid, mis nagu nõustavad seoses selle suitsetamisest loobumisega. Aga mida ma võib-olla ütleksin selle teema kohta on see, et tegelikult on ikkagi leidnud, et kui me võrdleme nagu seda suitsetajat versus siis seda inimest, kes on suitsetamist maha jätnud ja paar lisakilo juurde võtnud, et ikkagi see inimene, kes ei suitseta, on nagu paremas terviseseisundis kui see inimene, kes nagu suitsetab. Et siin on ka tegelikult see koht, et võib-olla siis see asendustegevus pigem võtta porgand, mitte küpsis. Porgand või küpsis või tegelikult leida täitsa mingisugune muu asendustegevus, et kes on siin, eks ole, seda on see, mida mulle räägitud, et jällegi ma ütlen, mina ei nõusta suitsetamisest loobumisest, aga kes on hakanud tikkima, kes on hakanud värviraamatuid, eks ole, värvima, kes on hakanud, ütleme, kas mingisugust telefonimängu mängima, et lihtsalt, et sellest nii-öelda mingisugust asendustegevust, eks ole, saada. Et samamoodi nii-öelda mingi tegur, mis seda nagu mõjutab. Nii, Mervi küsib siin, et kas uuringuid või muud alust, mis kinnitaks, et uute eluviisidega alustamine kevadel on lihtsam kui talvel, mil keha kogub ja hoiab rohkem rasvast kinni? Üldiselt sellist asja, et talvel nüüd keha kogub ja hoiab rohkem rasva kinni, et seda nagu väga ei ole kuskilt nagu tõendatud. Et lihtsalt, mis kipub olema, on nagu see, et kui meil on sellised väga pimedad või lühikesed päevad ja öö või sellised pime aeg on väga-väga pikk, et siis meil on vähem sellist võib-olla motivatsiooni, eks ole, ennast nagu liigutada ja pigem olemegi rohkem nagu tubasemad. Ja siis võib-olla tõesti on ka see jällegi see moment, et on sellist nagu igavussöömist, et võib-olla siis sealt võib-olla tekib see tunne, et kuidagi, et see kaal on ju liigub, on nagu kuidagi läheb kõrgemaks. Et pigem on ikkagi alati tähtis see, et mida ütlevad kõik nagu käitumispsühholoogid ka, et pigem alustada kohe ja teha niimoodi, et see esimene samm oleks võimalikult väike, et oleks naeruväärne öelda ei. Okei. Minul on küsimused otsa saanud. Meil on väga hea meel, et neid küsimusi tuleb. Julgelt küsige neid veel, me oleme siin selleks olemas. Omalt poolt saan ma vahepeal öelda ka seda, et kellel võib-olla tekib mõtteid, küsimusi pärastiseks, kui meie webinar on juba ära lõppenud, siis julgelt leiate Maarja kontaktiga Health Clinicu lehelt. Saate Maarjale isiklikult kirjutada ja rääkida murest, samamoodi ka toitumiscoaching, millest me rääkisime, mis tõesti on selline pakett, mida Health Clinic pakub, siis selle kohta infot leiate samamoodi siis Health Clinicu kodulehelt. Et saate kurssi viia ja küsida lisaküsimusi ja hea meelega vastame. Vahepeal praegu ma näen, et ei ole küsimusi tekkinud juurde, aga võib-olla midagi, mida võtta siis tänasest webinarist kaasa, ongi siis see, et pigem alustada kohe ja väikeste sammudega. Ja võib-olla ma küsiks siia juurde, et mulle jäi sinu jutust kõlama, et kas see on ka selline võib-olla nii-öelda oskus endast premeerida ka nende väikeste sammude eest, et me kipume hästi tihti just nägema igas väikses veas suurt läbikukkumist, aga samas me oma väikestes edusammudest ennast ei kiida, eks ole. Ja ei väga õige tähelepanek, et nii kipub nagu olema, et me pigem arvame, et me peame kõike suutma korraga teha, aga tegelikult need väiksed sammud on ka nagu ääretult olulised. Terje on vahepeal küsinud ka, et milline on sinu arvamus toidutalumatuse testidest? Et inimesed, kes võib-olla teemat väga palju ei tea, et on olemas, eks ole, toiduallergiad ja on olemas toidutalumatused. Et toiduallergia kui selline on siis keha immuunsüsteemi reaktsioon toidus leiduva valgule, et näiteks piimavalk, munavalk, kalavalk ja sagedasti neid toiduallergiaid esineb nagu pigem nagu imikueas ja nagu lastel, eks ole. Toidutalumatused kui sellised on pigem keerulisem, sest talumatus võib olla ka valgu vastu, näiteks gluteen, aga talumatus võib olla näiteks toidus leiduva suhkru vastu, näiteks, eks ole, laktoos, mis on piimasuhkur. Ja mis puudutab neid toidutalumatuse teste, et tegelikult ongi see, et meie nagu meditsiinis neid ei kasuta, sellepärast, et need on valideerimata. Ja mida see tähendab, ongi see, et inimesel tuleb see toidutalumatuse test positiivne, tegelikult ei tähenda, et tal on
see toidutalumatus. Ja mis on ka nagu kõige tähtsam, on ka see, et toidutalumatus tähendab ka seda, et mingis koguses inimene ikkagi seda antud toitu talub, eks ole. Aga see toidutalumatuse test meile ei ütle, et mis on see nagu kogus. Et üldiselt toitumisteraapias, et kui on kahtlus mingisugusele toidutalumatusele, mis me teeme, ongi see, et me võtame selle toiduaine inimese toidusedelist välja, inimese menüüst välja ja jälgime niimoodi 4-6 nädalat, kas on paranemise sümptomites. Kui on paranemise sümptomites, siis me tegelikult lisame selle toiduaine tagasi sisse ja vaatame, kas sümptomid, eks ole, nagu tulevad tagasi. Ja kui tulevad sümptomid tagasi, siis on alust arvata, et tegu on ikkagi toidutalumatusega. Aga hetkel meie neid teste kliiniliselt ei soovita, sest need ei ole valideeritud. Vahepeal oli ka küsimus, kuna me põgusalt puudutasime seda teemat, et kuidas seda taldrikut ikkagi täita, me rääkisime sellest pool ja veerand, aga mis see taldriku suurus peaks olema, mille järgi seda paika paneme? Et siin on nagu maitse asi, et mis inimesed soovivad osta endale koju, et lihtsalt korraks ma siin mainisin ka seda, et tegelikult, et kui vähendada seda nagu taldriku diameetrit 5 sentimeetri võrra, siis tegelikult vähenes ka nagu 20 toiduportsjoni suurus 20% võrra. Et jällegi, et siin nagu kindlat suurust ei ole, et pigem ikkagi visuaalselt või meie silmadele, et kui taldrik on väiksem, siis ka toiduportsjon, eks ole, nagu tundub suurem, et võib-olla sinnapoole natuke vaadata, et süüa nagu väiksem taldriku pealt. Väga põnev küsimus, et kas regulaarne talisuplus põletab kaloreid, kas sellel on alust? Kuidas ta nagu tõstab võib-olla seda energiakulutust on see, et me tegelikult ka kulutame energiat kehatemperatuuri hoidmisele. Ja kui meil on see moment, et meie kehatemperatuur läheb korraks nagu või meie keha satub külma keskkonda, siis jah, et siis me nagu kulutame rohkem kaloreid sellele kehatemperatuuri hoidmisele või termoregulatsioonile. Aga et kas see on ka selline mis puudutab seda kalorite reaalset hulka, siis see ei ole väga nagu märkimisväärne hüpe. Et pigem on talisuhkrusel muid häid tervisekasulik omadusi. Et päris sellist ühte treeningute nii-öelda nagu ei asenda? Kindlasti mitte. Niimoodi. Kas toitumiscoachingusse tulles tehakse programmi alguses ja lõpus ka mingid testid või mõõtmised? Otseselt jällegi siin oleneb inimesest endast, et mis on tema peamine eesmärk, et teatud küsimustikud ja testid meil nagu on, et eelkõige mis puudutab sellist nagu emotsionaalset söömist, aga teste kui me räägime sellistest, et vaadata veresuhkrut või mingit kolesteroolitaset või mingid muid markereid, et siis neid testid saab alati lisaks tellida. Ja siis vastavalt sellele ka seda saab võtta arvesse selle toitumiscoachingu programmi. Ja olenevalt tulemustest, jah. Aga samas ütlen ka seda, et kui kellelgi on juba eelnevalt tehtud, näiteks perearsti poolt mingisugused testid, et siis võib ka need alati kaasa võtta. Nii, siin on tulnud üks küsimus veel vee joomise kohta, et see on ka oluline osa, et kuidas saada end seda tarbima. Et ja, et tõesti, et vesi on oluline komponent meie menüüs, et oleme juba 80% vesi inimesena. Et kuidas seda rohkem tarbida? Et siin nagu nüüd olenebki, et eelkõige, et miks on see põhjus, miks ei tarbita, et kas lihtsalt ei ole harjumust, ei meeldi selle vee maitse, aga jällegi siin see, et kui ikkagi enda see klaas nina ette panna või kanda mingisugust veepudelit, eks ole, kaasas, et siis see tõenäosus, et seda vett tarbitakse, kohe nagu tõuseb. Samuti osasi motiveerib see, kui nad tegelikult teevad endale mingisuguseid maitseveesi, külmkappi valmis, teisi motiveerib see, kui nad panevad külmkappi täpselt niimoodi, kui teevad külmkappi lahti, on silmade kõrguses mingi veepudel olemas, et teisi motiveerib see rohkem tarbima. Et siuksed võib olla mõtted. Kas seal on, mina küsin selle vee joomise kohta kohe vahele, kas seal on vahet, et kas on mulliga vesi või ilma? Kas on üks, mis on nagu sulle parem? Kraanivesi on joogivesi, et otseselt ei ole vahet, kas on mulliga või mullita, et pigem see, et mis inimesele endale meeldib.
Et seal lihtsalt saab siis maitse eelistuse põhjal seda valida, eks ole. Nii, kas 5 korda nõustamist on optimaalne või tuleks aeg-ajalt, kui hakkab käest ära minema, coachi poole tagasi pöörduda? Et 5 nõustamist me oleme planeerinud siia nagu 3 kuu peale, et üldiselt see on niisugune optimaalne selleks, et luua mingisugune vundament alla, aga kindlasti on ikkagi see, et mingis hetkes inimene võib-olla kas siis otseselt nagu coachi juurde või nagu toitumisnõustaja juurde, toitusterapeudi juurde või soovib mingi treeneri juurde minna, et eks kindlasti niisugune toetus on alati nagu, eks ole, vajalik. Ehk siis on võimalus ka see, et näiteks, et kui ma võtan selle toitumiscoachingu, ma käin seal 5 korda ära ja siis ma võib-olla 2 kuu pärast tunnen, et ma tegelikult tahaksin ühte kohtumist veel saada, et see on võimalik ka pöörduda. Küsin selle toitumiscoachinguga seoses, et on 5 sellist kohtumist, aga on mul ka vahepealset sellist võimalust kontakteeruda, konsulteerida? Vahepeal konsulteerida. Just nimelt. Ja ikka, et minu kontakt on alati saadaval ja ikkagi siuke side hoidmine on nagu eeldatav. Nii, Jane vahepeal küsib, et millisel tasemel võiks teise tüübi diabeetik süsivesikuid tarbida, kui mureks on ka raviga suhkrunäidud ja nii mõõt ka antud, milline võiks olla protsentuaalselt teise tüübi diabeetiku makrod. Hakkame võib-olla sellest pihta räägime need makrod ja mikrod lahti. Et tegelikult see on teise tüübi diabeediku küsimus, et see natuke läheb tänasest sellest webinari teemast nagu päris kaugel, et see on väga nagu siuke individuaalne teema nagu Jane jaoks. Aga kui me räägime üldiselt sellest teise tüübi diabeediku nii-öelda toitumisest, siis ikkagi see on siuke sobivad need riiklikud toitumise toidusoovitused, eks ole. Et siis, kui me räägime protsentuaalselt nendest makrodest, et siis see on ikkagi, et 50–60% energiast on süsivesikud, 15–20%, eks ole, on valgud ja siis ülejäänud, eks ole, tulevad toidurasvadest. Aga mida ma ütlen siin kohe ära, et kui ikkagi on see, et raviga on suhkrunäidud 7,5 millimolli, et võib-olla tasub ikkagi diabeediõega uuesti natuke oma menüü läbi käia ja siis või tulla nagu toitumisterapeudi vastuvõtul, et siin tõesti nõuab pigem sellist individuaalset konsultatsiooni. Et nii palju ma saan sulle ainult öelda, Jane, et kahju, et ma rohkem praegu siin detailsemalt aidata ei saa. Nii, mida soovitate, et terveneda pikaajalises toitumishäires, kui proovitud on juba psühholoogid, psühhiaatrid, kliinikud ja nii edasi, kuid suhe toiduga on endiselt häiritud? Okei, väga laetud küsimus. Et siin ma saan aru, et isik on otsinud nagu abi, aga ei ole ikkagi seda nagu saanud. Ja mina ei hakka ka siia midagi vahele ütlema, sellepärast, et kui me räägime toitumishäiretest, siis tegelikult need ikkagi on täielikult nagu sellised ikkagi psühholoogide pärusmaa. Et jällegi täpselt ka see, et ei tule siit välja, et mis tüüpi toitumishäirega on nagu tegu, aga jah, et pigem jääb see nagu psühholoogide pärusmaaks, et siin ma ikkagi nagu soovitan, et kas kirjutage mulle eraldi näiteks, võib-olla räägime sellest teemast natuke edasi, et miks teile nagu ei ole need eelnevad nagu strateegiad ja variandid nagu sobinud. Nii et jah, et Anima, et palun kirjuta. Maarja saab aidata. Nii, praegu tundub, et ei ole vahepeal küsimusi juurde tekkinud. Ja kordan siis üle, et kellel tekib küsimusi, sooviks saada abi, tunneb huvi toitumiscoachingu vastu, siis Health Clinicu kodulehekülg, sealt leiate ka kontakti, et Maarjaga ühendust võtta. Ja mina omalt poolt tänaksingi sind, Maarja. Aitäh ja aitäh ka kõigile meie tänastele vaatajatele. Aitäh kõigile, kes on siin aktiivselt ka küsimusi esitanud. Ma loodan, et te olete saanud küsimustele vastused ja kellel neid veel on, siis julgelt kirjutage ja Maarja hea meelega vastab. Ja aitäh teile järgmise korrani ja ilusat esmaspäeva õhtut. Ja aitäh teile aktiivselt kaasa osalemast. Ilusat õhtut.